No nii, tere tulemast Evangelismi kooli teist korda. Täna läheme Jumala sõnasse ja ma usun, et Jumalal on midagi vägevat meie jaoks valmis pandud. Palvetame. Jumal, me tuleme sinu ette, me avame oma südamed sinu pühale vaimule. Jumal, me palume, et sa räägiksid meie eludesse täna. Kõneta meid, julgusta meid, õhuta meid üles, Jumal, et oma igapäevaelus olla valguseks, et oma igapäevaelus olla need, kes on tõeliselt püha vaimu kandjad ja kes viivad seda inimesteni, kes seda vajavad. Tänu sulle, Isa, selle eest. Tänu sulle, Isa, selle eest, et sina oled see, kes võiad meid. Sina oled see, kes täidad meid. Sina oled see, kes sütitad meie südame. Tänu sulle, Issand, selle eest. Halleluuja. Kiitus sulle. Austus sulle, Issand. Tänu sulle, et sa oled siin paigas juba praegu. Tänu sulle, Issand, sa oled siin paigas juba praegu. Täitmas meie südameid. Täitmas meie südameid. Halleluuja. Üles õhutamas meie vaimusid. Sütitamas meie südameid. Halleluuja. Tänu sulle, Issand. Kiitus sulle, Issand. Halleluuja. Halleluuja. Amen. Amen. Jumala vaim on siin paigas täna. Halleluuja. Ma olen põnevil. Ma olen põnevil sellest, mis Jumal saab tegema. Ja mul on südames täna rääkida sellest, ma panin selle pealkirjaks evangelismi kaaslased. Ja üks asi on see, et me kuulutame evangeeliumi, me kuulutame Jumala sõna. Aga teine asi, mida Jumal tahab, et me teeksime, on see, et see evangeelium saaks reaalseks, katsutavaks inimestele. Ja kui me vaatame läbi evangeeliumitele, siis mida Jeesus tegi? Ta õpetas, kuulutas ja tervendas. Ja see reaalne praktiline näide tervendamise näol või siis kurjade vaimude väljaajamisel või surnute ülestõstmisel, see oli koos selle evangeeliumiga. See alati käis koos sõnaga. Ja põnev on see, et kui me vaatame Piibli algusesse täiesti, vaatame esimese Moosese raamatusse, esimesse peatükki. Sa võid natuke mu volüümi maha võtta. Siis esimese Moosese 1.1. Alguses lõi Jumal taeva ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Nüüd, miks ma selle kirjakoha välja tõin, on see, et märka seda, Jumala vaim hõljus vete kohal. Nüüd ma usun, et Jumala vaim lihtsalt ei hõljunud seal vete kohal nagu mingisugune meduus kuskil ookeanis, eks ju. Aga miks ta hõljus? Miks on see sõna hõljus siin? Sest et Jumala vaim oli valmis. Ta oli nagu valmisolekus, et kui see sõna nüüd tuleb, siis ma liigun. Kui Jumala sõna tuleb Jumala suust välja, siis Jumala vaim oli valmis kohe seda teostama. Ja me näeme seda, Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja psalmides Jumala sõna ütleb seda, et Jumal tegi maailmad oma suu hingusega ja see räägibki pühast vaimust. Ja me näeme seda, et Jumala sõna, Jumala välja räägitud sõna ja Jumala vaim käivad alati käsi käes. Kui Jumal rääkis välja sõna, saagu valgus, siis Jumala vaim teostas selle sõna. Ja samamoodi on evangeeliumiga. Kui me kuulutame evangeeliumit, siis Jumal tahab teostada seda sõna, mida me kuulutame. Ja sa võid kujutada ette, et samamoodi nagu siin Piibli alguses, kui me lähme tänavatele, kui me räägime inimestele evangeeliumi, siis püha vaim on justkui hõljumas. Ta on ootamas. Ta on ootamas seda, et me räägiksime seda sõna välja, et tema saaks seda teostada nende inimeste eludes. Ja vaatame Markuse evangeeliumisse. 16. peatükki. Markuse 16, loen 19. salmist. Ja need on Jeesuse ühed viimased sõnad enne, kui ta läks taevasse. Markuse 16, 19 ütleb, et ja issand Jeesus, kui ta oli nendega rääkinud, ehk siis jüngritega, võeti üles taevasse. Ja ta istus isa paremale poolele, aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid.
Need polnud Jeesuse viimased sõnad, aga see oli lihtsalt siis Markuse viimased sõnad. Aga mida ma tahan siit välja tuua on just see, et issand töötas ühes nendega. Nüüd Jeesus oli küll taevas, aga ta töötas ühes nendega ja kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Jumal kinnitab oma sõna tunnustähtedega alati. See on see, mida ta igatseb teha. Kui tema sõna on välja räägitud, piibel ütleb, see ei tule mitte kunagi tühjalt tagasi, vaid see teostab selle, milleks see on välja saadetud. Kui me läheme tänavatele, me räägime inimestele päästest, siis selle sõna sees, mida me neile räägime, selle sõna sees on vägi, et tuua nad päästele. See on see, millest Rooma 1.16 räägib, et evangeelium on Jumala vägi päästeks. Kui me kuulutame evangeeliumi, siis sa võid kujutada ette, et see sõna ongi nagu üks nagu mateeria, mingi asi, eks, mida me kuulutame. Ja selle sees on see vägi, et need inimesed tuleks päästele. Nii et me saame uskuda, et kui me kuulutame evangeeliumi nendele inimestele ja panna selle evangeeliumi sisse erinevaid asju, et need asjad, mis me rääkisin eelmine evangelismi kool, kus me rääkisime nendest 5 punktist evangeeliumis, eks ju. Jumal armastab sind või tegelikult me alustasime sellega, et patt on lahutanud meid Jumalast ja Jumal armastab sind sellepärast, ta saatis oma poja Jeesuse. Jeesus suri meie eest risti peal, ta kandis meie patud, ta maeti maha, ta tõusis üles 3. päeval ja nüüd tema kutsub sind meelt parandama, pöörduma oma patusest elust ja andma oma elu Jeesusele. See on nagu süke nagu tuumikusse pandud evangeelium. Aga ma ei taha, et me sellesse nagu kinni jääks, et me hakkaks lihtsalt neid punkte veerima. Aga just see, et me võtaksime Jumala sõna ja me lihtsalt südamest räägiksime seda. Mul on olnud olukordi, ma mäletan, üks olukord oli, kus ma kuulutasin ühele naisele evangeeliumi ja tavaliselt ma ei räägi sellest, aga sellel hetkel ma hakkasin rääkima talle sellest, et kui Jeesus läks risti peale, siis tema peas oli okaskroon. Ja see okaskroon sümboliseerib seda, et Jeesus kandis need mõttekõrgistused ja need depressioonid ja need ärevused ja kõik need mentaalsed haigused. Ta kandis seal risti peal, kui ta läks sinna. Ja see okaskroon oli selle tähendus. Ja ma rääkisin talle seda ja see naine pärast ütles, et tead, mina ei tea, miks sa sellest rääkisid, aga mul oli seda vaja praegu. Ja kui me astume sisse sellesse usus, et Jumal, sina annad mulle sõnad, mida rääkida, siis Jumal saab kasutada sind prohvetlikult sellistes olukordades, kus võib-olla inimesel on just see üks eluolukord, millega ta maadleb ja millest ta vajab päästet. Ja siis sa hakkad rääkima sellesse. Ja sinu sõnades on vägi. Me teame seda väga hästi, meil on õpetatud seda, aga et me saaks aru, et meie sõnades pole lihtsalt vägi selle jaoks, mis meie oma elus toimub, et me tunnistame, me kuulutame ja me õnnistame ja me ülistame ja kõik, et minu elus toimuks asju, aga samamoodi me läheme inimeste juurde ja me räägime üle nende Jumala sõna ja see Jumala sõna kannab Jumala väge ja selles hetkes tervenemised saavad juhtuda, vabanemine saab juhtuda, inimestel saab jumalik rahu tulla nende peale, kui sa räägid nende üle evangeeliumi. Ja et me ootaksime seda, et Jumal kinnitab oma sõna tunnustähtede ja imedega. Et kui me läheme tänavatele, me kuulutame evangeeliumi või oma igapäevaelus, sa näed haiget inimest, räägi talle, Jeesus kandis su haigused risti peal. Ta tahab sind terveks teha ja pane oma usk sellesse, et kui ma räägin need sõnad välja, siis Jumala vaim on valmis neid kohe kinnitama. Ja sinu usk ei pea olema selles, kui palju või mis on sinu palveoskused või kuidas sa oskad haigete eest palvetada. See ei ole absoluutselt oluline. Mis on oluline on see, et Jumal on öelnud oma sõnast. Tema kinnitab oma sõna tunnustähtede imedega. Ja me paneme oma usu sellesse. Vaatame Luuka 6. peatükki. Luuka 6:17. Siin ütleb, mul on mingisugune vale info vist. Fake news. Ma ei tea, mis värk on. Igatahes ma loen selle kirjakoha teile. Ma hetkel ei tea, kus see on täpselt.
Siin ütleb nii, ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus ta lagedas paigas, seal oli suur hulk tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannikualalt. Nad kõik olid tulnud teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. Ja igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja ta parandas kõik. 18 salm ütleb, nad kõik olid tulnud teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. See räägib sellest, et need inimesed esiti kuulsid Jumala sõna ja siis nad said paranemist haigustest. Amen. Huvitav, jah? Ta peaks olema nagu Luuka 6:17. On? Ja ongi, okei. Siis ma vaatasin valesti ise. 18 salm ütleb, et kes oli tulnud teda kuulama ja ennast laskma parandada oma haigustest. Ja need, keda rüvedad vaimud vaevasid, said terveks. Amen. Ehk siis tervenemine toimus ja vaimudest vabastamine toimus seal samas. Aga see toimus pärast sõna kuulutamist. Ehk siis sõna peab saama kuulutatud. Ja Jumal teeb asju oma sõna alusel. Ta liigub oma sõna alusel. Ta ootab seda, et meie teeks oma suu lahti ja räägiksime tema sõna välja. Sest et siis tema saab liikuda. Jumal ei ole selles suhtes nagu suveräänne, et meie saame lihtsalt kodus istuda ja siis tema kuidagi tervendab inimesi tänavate peal. Ei, meie peame minema välja. Meie oleme Kristuse käed ja jalad. Meie oleme Kristuse ihu. Ja kui meie läheme välja ja me räägime Jumala sõna ja me praktiseerime seda, mida Jumala sõna ütleb, et pange haigete peale käed, siis Jumal saab liikuda. Ja Jumal ootab seda. See on see esimeses Moosese esimeses peatükis, et see püha võim hõljub, ta ootab, ta on valmis. Nagu need kirjakohad, mis räägivad sellest, et Jumal vaatab läbi maa oma silmadega, et ta leiaks kedagi. Ja samamoodi ta vaatab läbi maa, et ta leiaks kedagi, kes räägib tema sõna julguse ja usuga ja kes praktiseerib seda sõna ja siis ta saab liikuda. Ja mida rohkem me astume välja nendesse asjadesse, seda rohkem me hakkame vilja nägema. Mõned evangelismi koolid tagasi me rääkisime sellest printsiibist, et kui me oleme ustavad väheses, siis Jumal saab usaldada meile aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja ärme ole nagu heidutatud sellest, kui me kohe tulemusi ei näe või kui me ei näe kohest tervenemist või kohest Jumala väge ei koge. Tihti, kui Jumal liigub minu läbi mingil määral, et kui ma palvetan kellegi eest või panen käed peale, ma ei tunne mitte midagi. See inimene võib minu ees hüpata ja karata ja kukkuda. Mina ei tunne mitte midagi. Sest et kui sa mõtled elektri peale samamoodi, kui sa oled olnud kunagi süke krutski tegija väiksena ja läksid näiteks hobuse selle tara juurde, kus oli elekter sees, siis kolmekesi võtsite sõpradega kinni selle. Niimoodi juhtuski. Siis see, kes kinni võttis, siis tihti see keskmine ei tulnud mitte midagi, aga see lõpus, tema sai laksu kätte, eks ju. Ja tihti Jumala väega on sama, kui sa oled see läbiminev nagu toru lihtsalt, siis sinuga sa ei tunnegi midagi ja sa ei peagi tundma midagi. Me käime usus ja me läheme paneme inimestele käed peale ja nad saavad terveks. Ja me usume seda, et me olemegi nagu see juhe Jumala ja nende inimeste vahel. Ja Jumala vägi liigub läbi meie. Me oleme võitud püha vaimuga. Ja inimesed saavad terveks, inimesed saavad vabaks. Mäletan mõni aasta tagasi me käisime vanalinnas kuulutamas evangeeliumi ja seal oli üks mees, kellel nad olid välismaalt pärit ja tal oli üks nagu jalavalu, mis läks nagu ülevalt alla niimoodi ja me panime talle käed peale, käskisime selle valu minna ja see valu läks ära ja ta oli täiesti hämmelduses. Ta mõtles, mis asja, et kuhu see valu kadus? See oli ju enne siin, see on nüüd läinud. Ja Jumal tahab neid asju teha meie läbi. Jumala vägi on meie sees selleks, et Jumal tahab ennast ilmutada läbi meie. Vaatame Mattuse 10. peatükki. Mattuse 10, loen 7. salmist. Siin on Jeesus saadab apostlid välja
Ja 7. salm ütleb, ja minnes kuulutage ning ütelge, taevariik on lähedal. Tehke haiged terveks, äratage surnud üles, puhastage pidali tõviseid, ajage välja kurje vaime, muidu olete saanud, muidu andke. Amen. See on see kutse või see väljaläkitus. See ei ole ainult nendele apostlitele siin, see on meile samamoodi. Ja Jeesus ütleb meile, tehke haiged terveks, äratage surnud üles, puhastage pidali tõbised, ajage välja kurje vaime, muidu olete saanud, muidu andke. Amen. Ja me peaksime seda võtma otsekoheselt, et Jumal tahabki meie läbi teha haigeid terveks. Kui me näeme haiget tänaval, Jumal tahab minu läbi teha teda terveks. Äratage surnud üles. Kui seal on keegi, kes on surnud enne oma aega, Jumal tahab, et need surnud saaks üles äratatud. Ja see tundub meie mõistusele midagi täiesti hoomamatut, aga Jumalale on see tavaline. Sest et Jeesus käis maa peal ja surnud ärkasid üles. Apostlid käisid maa peal, surnud ärkasid üles. Ja see sama püha vaim on nüüd meie sees. Just hiljuti kuulsin, üks pastor rääkis ühte lugu, kus ta hoidis ühte beebit käest, kes oli surnud. Ja ta palvetas tema eest, kas see ei olnud Keith Moore või? Okei, ei olnud Keith Moore, siis see oli keegi teine. Aga ta palvetas tema eest 12 tundi järjest. Ja ta ei andnud alla. Ja ta palvetas ja palvetas ja palvetas ja hüüdis Jumala poole ja lihtsalt seisis usus. Ja lõpuks see beebi ärkas üles. Amen. Ja see näitab seda, et vahest me lihtsalt peame läbi pressima selliste asjadega. Me peame olema kindlad, usus kindlad ja hoidma oma kohta, sest et kurat tahab tulla nende valedega, et sa ei suuda, sa ei oska, sul ei ole seda võidmist, sa ei tea midagi. Ei, minu sees on püha vaimu võidmine. Ja teate, et see sama tervendamisvõidmine, mis on meie pastorite peal, see ei ole lihtsalt meie pastorite peal. Kui meie oleme siin koguduses, see on ka meie peal. Samamoodi me kanname selle koguduse võidmist sinna tänavate peale. Kui me läheme ja kuulutame evangeeliumi, siis me saame uskuda, et see sama võidmine on meie peal ja me paneme oma käed haigete peale ja nad saavad terveks. Sest et seal on piiblis üks kirjakoht, mis räägib sellest printsiibist, kuidas Jumala võidmine, ta voolab ülevalt alla. Seal on et seal on õli, mis voolab, seal on mingi kirjakoht, mis räägib sellest, et õli voolab Aaroni habemest alla. Mäletate võib-olla? Ma täpselt ei mäleta seda kirjakohta, aga see on psalmides, ma tean. Aga mis see printsiip on? Printsiip on see, kui me oleme kellegi all ja me oleme nende pastorite all, siis see sama võidmine, mis on nende peal, voolab meie peale. Me saame sellest osa. Ja nüüd, kui me lähme tänavatele, see sama tervendamisvõidmine on meie peal. Amen. Vaatame 2. Korintuse 5. peatükki. Ja samamoodi, kui praegu näiteks pastorid on Ameerikas, me saame uskuda need samad asjad, mida nemad saavad sealt, me saame meie. Nad toovad selle siia ja meie võtame vastu selle. Kui sa näed kuskilt otseülekandest, et neile pannakse käed peale, võtta vastu. See on sinu oma täpselt samamoodi. See sama võidmine, see sama täitumine on sinu oma. 2. Korintuse 5.20 ütleb, et seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Nüüd eesti keeles on selline huvitav sõna siin nagu käskjalad, aga tegelikult inglise keeles ütleb saadikud. Me oleme Kristuse saadikud. Amen. Ja kui sa mõtled selle peale, me oleme Kristuse ihu samamoodi. Ja me peame sellest reaalsusest aru saama, et me oleme Kristuses ja kui me läheme tänavatele, siis me kanname kõike seda, mis on Kristuses. See sama vägi, mis oli Kristuses, kui tema tegi haiget terveks, äratas surnud üles, ajas teemoneid välja, see sama vägi on sinu sees ja sa saad seda kasutada. Ja jällegi, see algab praktiseerimisest. Nii paljud kristlased, kes ütlevad lihtsalt seda, et ma ei tea, haiged vahest saavad terveks, vahest ei saa terveks. Saavad siis, kui Jumal tahab, eks ju. Ja tihti, kui sa küsid nende käest, okei, aga millal oli viimati, millal sa palusid kellegi eest, kes on haige? Ma ei tea, eks ju. Miks?
Miks nad ei näe neid tulemusi? Sest nad ei usu sellesse ja nad ei praktiseeri seda. Aga kui me usume sellesse, me peame seda praktiseerima. Ja Jumal ei saa liikuda, kui meie ei liigu. Kui me lihtsalt ütleme, et ma usun tervenemisse, ma usun seda, et inimesed saavad terveks minu kätte läbi, aga me ei tee seda, siis see ei hakkagi meie elus kasvama. Aga mida rohkem me praktiseerime, mida rohkem me välja astume, seda rohkem me saame nägema seda vilja. See on seesama printsiip, mida rohkem ma külvan, seda rohkem ma lõikan. Amen. Ja vahest see seeme võtab aega, vahest see kasv võtab aega, vahest võtab aega, et see vili tuleks esile. Aga kui me jätkuvalt külvame ja kastame ja kastame ja kastame, siis see vili tuleb lõpuks esile. Õunapuud näiteks, eks ju, nad ei kanna kohe vilja sul. Mitu aastat läheb aega selleks, aga lõpuks nad hakkavad vilja kandma. Ja samamoodi me peame olema kannatlikud, aga järjepidevad. Evangeeliumi kuulutamises, haigete eest palvetamises, teemonite väljaajamises. Me peame olema järjepidevad. Vaatame Efeslaste kirja. Esimene peatükk. 19 salm. Paulus palvetab siin. Loeme 18. Ja valgustaks teie südamesilmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi aurikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul. Nii et Paulus palvetab, et me saaksime aru, mis on see ülemäära suur vägi meie suhtes. Seal on üks suur vägi meie sees. Amen. Suur Jumala vägi meie sees. Ja me saame seda enda kohta palvetada. Jumal, ava mu südamesilmad, et ma mõistaks, et ma näeks, et see ilmutus jõuaks mulle kohale, kui suur on see vägi, mis on minu sees. Kui Jeesus kõndis tänavate peal ja seal oli see suur rahvamass tema ümber ja siis see naine tuli tema taha, roomas tema taha ja ta haaras tema 6 hõlmast kinni. Seal oli vägi, mis voolas temast välja. See sama vägi on meie sees. Paulus, kui ta kõndis mööda tänavaid, tema varjust inimesed said terveks. Ja see sama vägi on meie sees. Ja nüüd, kui me hakkame uskuma seda, siis see hakkab manifesteeruma meie eludes. Me võime seda tunnistada isegi, kui ma lähen oma töökohta, Jumala vägi on koos minuga. Jumala vägi puudutab neid inimesi minu ümber. Jumala vägi saab tuntavaks nendele inimestele minu ümber. Ma tean, keegi rääkis sellist lugu, et seal oli üks Jumala sulane, kes tuli parasjagu ühte telestuudiosse, et salvestada ühte saadet. Ja ühel hetkel see inimene on seal telestuudios ja ta ootab seda Jumala sulast, kes tuleb jutlustama. Ja äkki ta näeb, kuidas tuul puhub sinna telestuudiosse niimoodi, et need kardinad lehvivad. Ja mõtleb, mis asja? Kust see tuul tuli? Meil on aknad kinni, siin ruumis on kõik uksed kinni. Väga imelik. Ja 2 minuti pärast see Jumala sulane astub sisse. Ja siis üks teine inimene, kes seal kõrval oli, kes oli seal juba kauem töötanud, ütles, et see on tavaline. Iga kord, kui ta tuleb, siis sel hetkel, kui ta astub allkorrusel ukses sisse, siis tema ees tuleb tuul. See on Jumala vägi. Jumal käib meie ees. Amen. Jumal käib meie ees, ta on meie taga, ta on meie ümber. Aga kui me hakkame uskuma selliseid printsiipe, kui me hakkame seda tunnistama oma elu üle, et kui mina astun sellesse ruumi sisse, Jumala rahu tuleb minuga kaasa. Jumala rõõm tuleb minuga kaasa. Need inimesed kogevad seda, kes siin on. Kui ma lähen sinna poodi sisse, inimesed kogevad seda Jumala rahu. Mitte sellepärast, kes mina olen inimlikult, vaid sellepärast, kes on minu sees. Püha vaim on minu sees. Ta on rahuvaim, ta on rõõmuvaim. Ta on Jumala väevaim, temas on vägi, lõputu vägi. See vägi, mis lõi need maailmad, see sama vägi on nüüd minu sees. Ja sellel on potentsiaal muuta neid ümbruskondi, kuhu me läheme, muuta seda atmosfääri, kuhu me läheme. Ma võin minna kõige rõvedamasse atmosfääri, mis iganes see võib olla, ma ei tea, kasiino või mingisugune ööklubi või mis iganes. Ja kui ma lähen sinna usus, siis Jumal muudab selle atmosfääri ja inimesed, kes puutuvad sinuga kokku, siis nad saavad täielikult muudetud.
Ja ma tean mitmeid evangeliste, seda sa pead muidugi Jumala juhtimisel tegema, et sa ei lähe lihtsalt niisama kuskil ööklubisse, see ei ole lihtsalt tark mõte. aga kui tõesti Jumal ütleb sulle, siis võib-olla võtta üks kristlane veel kaasa ja minge ja kuulutage, sest et Jumala väge on nendesse kohtadesse täpselt samamoodi vaja. Seal on üks evangelist Ameerikas, kes läks sellisele üritusele nagu Burning Man, see on siis eesti keeles põlev mees ja see on üks suur üritus keset California kõrbesid või Nevada kõrbesid ja sinna tulevad inimesed mitmeks nädalaks, nad elavad telkides ja seal tehakse igasuguseid väga-väga haigeid rituaale, kus pannakse üks suur puidust inimese kuju põlema, seal on reaalselt satanistlikud rituaalid, igasuguseid rõvedusi toimub seal. Ja nad läksid sinna ja nad läksid evangeeliumi kuulutama ja neil oli üks telk püsti pandud, kus nad ülistasid, nad kiitsid Jumalat, nad kuulutasid evangeeliumi ja seal samas inimesed saavad teemonitest vabaks, inimesed saavad päästetud, tervendatud. Seal oli üks mees, kes enne käis ihupaljalt ringi mööda seda festivali seal, see oli seal nii-öelda normaalne mõndade jaoks. Ja pärast seda ta sai päästetud, ta pani riided selga, ta andis elu Jeesusele, täielikult taastatud. Ja Jumal tahab isegi kõige pimedamatesse kohtadesse tulla, sest tihti vahest sa vaatad nende mingisuguste suurte ürituste peale, ma ei tea, Eurovisioon või mingisugused suured sellised kuulsad üritused ja kõik tundub hullult glamuurne ja suur ja vägev, aga tegelikult tihti just sellistes kohtades on kõige katkistama südametega inimesed. Ja Jumala kaastunne on selliste inimeste järgi, kes on katkiste südametega ja kes on haiged ja kes on rõhutud, kes on kurjadest vaimudest vaevatud. Nii et me ei peaks selliste inimeste peale vaatama nagu mingi vihaga või sellise nagu tihti vahest vaadatakse nagu sellise põlastava pilguga selliste inimeste peale. Ja mitte, et me peaks nagu pooldama seda, mida nad teevad ja seda, mida nemad pooldavad, aga me peame neid nägema läbi Jumala armastuse silmade. Ja me näeme seda, mis on nende südames, et nende südamed on katki, nad vajavad tervenemist, nad vajavad vabastamist. Näiteks psühhiaatriakliinikud samamoodi. Ma ei ole vist kunagi käinud üheski, aga ma kujutan ette, et kui sa astud sinna sisse, see on väga rõve koht, kus olla. See on nagu see atmosfäär on rõhuv ja selline, seal on kurjad vaimud, reaalselt kurjad vaimud kohal, aga sinu sees on püha vaim, kes on suurem kui see, kes on maailmas. Ja meie suhtumine peaks alati selline olema, et kui me astume sellistesse kohtadesse sisse, siis meie sees on see, kes on suurem. Ma olen rääkinud ka seda lugu, aga see, kus üks pikk 2-meetrine pikkade mustade juustega mees tuli minu juurde, 10 sentimeetri kaugusele minu näost ja ilmselgelt kurjadest vaimudest vaevatud ja ütleb mulle näkku, et ma vihkan kristlasi, sest nad tapsid mu esivanemad. Ja mul on siuke tunne, et ta hakkab mind kohe lööma. Aga selles hetkes ma tundsin, kuidas Jumala vaim nagu jõustas mind ja aitas mind. Mul oli naeratus näol, ma vaatasin talle silma ja ütlesin, Jumal armastab sind nii väga. ja nendes hetkedes üks üleloomulik julgus tuleb sinu üle. Aga me peame lihtsalt julgelt välja astuma ja valmis olema sellisteks olukordadeks, sest siin tänavate peal sa võid igasuguseid inimesi kohata. Ja tänavate peal reaalselt ongi inimesed, kes on kurjadest vaimudest seestunud. Ja me peame valmis olema selleks. Aga mida teha sellistes olukordades? Me oleme Jumala vaimu täis, me teame, et suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Ja kui nad lasevad enda eest palvetada, siis me tegeleme selle kurja vaimuga. Ajame selle välja ja me toome nad Jeesuse juurde. Amen. Et me ei jäta seda koda tühjaks, vaid me palume nendega päästepalve ja me palvetame, et püha vaim täidaks neid. Sest et siis me paneme selle ukse kinni nagu, et need kurjad vaimud ei saa tagasi tulla. Ja ilmselgelt sellisel inimesel on kogudust vaja, et ta tuleks kogudusse. Vaatame roomlaste. Roomlaste 8. Loen salmist 11. Aga kui selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuses üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab.
see sama püha vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, on nüüd meie sees. See sama vägi saab voolata läbi meie. Kui me läheme tänavatele, kui me palvetame inimeste eest, seal on olnud palju olukordi, kus ma olen palvetanud kellegi eest ja nad reaalselt kogevad Jumala ligiolu ja nad hakkavad nutma või nad on šokis, sest et nad just kogesid midagi, mis on üleloomulik. Me olime just eelmine nädal laupäeval kuulutamas siin ümbruskonnas. Ma olin koos Mallega ja siis siin samas Krossi poe juures oli üks noorpaar, kellega me hakkasime rääkima. Ja see tütarlaps, ta ilmselgelt oli näha, et ta on kurjadest vaimudest vaevatud. Tal olid suured, mustad kõrvarõngad, süke väga kontrastne meik, mustad juuksed ja mingisugused satanistlikud märgid. Ja ma hakkasin talle evangeeliumi kuulutama ja vahest me vaatame selliste inimeste peale, mõtleme, et ta küll ei taha kuulda. Tema kindlasti, ta sõimab mind täis selle pärast. Ma hakkasime rääkima, ta oli nii avatud, ta kuulas ja me saime palvetada tema eest. Ja tegelikult, kui me juba evangeeliumi kuulutasime, siis tal pisarad tulid silmadesse ja me hakkasime palvetama tema eest ja lihtsalt pisarad voolavad. Ta sai puudutatud Jumala poolt selles olukorras. Ja Jumal on nii selliste inimeste järgi, kes on seal tänavatel ja kes on kadunud ja kes on vaevatud. Ja tahan, et me loeksime veel siin Mattuse 25. peatükis. See on nagu väike kõrvalepõige siit, aga ma tahan, et sa näeksid seda, sest mulle tundub, et püha vaim on lihtsalt praegu nagu kuidagi rõhutamas seda punkti. Mattuse 25. Ma loen 34. salmist. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel, tulge siia, minu isa, õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ja Jeesus räägib siin ja ta räägib nagu enda kohta. Saad sa aru, Jeesus räägib kristlastele, ta ütleb, et teie tulite mind vaatama. Teie söötsite mind, teie rietasite mind, teie tõite mind oma koju. Kuidas see on võimalik? Sest et kui sa vaatad siia selle loo lõppu, siis 45 salm ütleb, et siis ta vastab neile nõnda. Tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes ei ole teinud ühele nende vähemate seast, seda te ei ole minulegi teinud ja need lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse elusse. Seda ütles nendele teistele, kes ei olnud midagi teinud, aga 40 salm. Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Ehk siis see sõna vähemate vendade seast, kui sa vaatad laiendatud tõlkes, see ütleb, et need on inimesed, kes on maailma poolt põlatud. Ja kui sa mõtledki, need on inimesed, kes on võib-olla joodikud, kes on võib-olla vaimselt haiged, kes väliselt räpased, kes on võib-olla siis nendes erinevates, ma ei tea, LGBT gruppides või mis iganes, kes on teistsugused, ütleme nii, kes on maailma poolt põlatud. Aga Jeesus ütleb, et kui meie läheme ja kuulutame neile, kui me läheme ja teenime neid, kui me läheme aitame neid, kui me läheme armastame neid Jumala armastusega, siis me teenime Jeesust isiklikult. Jeesus võtab seda isiklikult, sest et ta tunneb kaasa nendele inimestele, kes on maailma poolt põlatud. Miks? Sest tema oli maailma poolt põlatud. Ja kui me mõistame seda, siis meie perspektiiv täielikult muutub. Me ei vaata nende inimeste peale põlgusega, vaid me vaatame nende peale armastusega. Sest et Jeesus, kes oli põlatud maailma poolt, tunneb kaasa nendele inimestele. Ja kui me teenime neid, siis me teenime Jeesust. Jeesus võtab seda isiklikult. Ja ühel päeval, kui sa lähed taevasse
ja sa oled siin maa peal teeninud neid inimesi, kes on olnud põlatud, siis Jeesus ütleb sulle, et hea töö, sa hea ja ustav sulane, sa teenisid mind selle inimese läbi ja selle inimese läbi, kui sa aitasid teda seal, kui sa palvetasid tema eest, siis kui sa otsustasid lihtsalt mitte panna tähele seda halba lõhna ja seda halba välimust ja seda, et ta on purjus või seda, et ta on vaimudest vaevatud või seda, et ta on, ma ei tea, teistsugune või mis iganes, et sa jätsid selle tähele panemata ja sa vaatasid tema peale armastusega ja sa teenisid teda. See puudutab Jeesuse südant. Amen. Ja see on see kutse, millega Jeesus on meid kutsunud. Vaatame uuesti Luuka 6. Tahan seda uuesti lugeda. Ei, lähme Matteuse 10. Matteuse 10:7. Ja minnes kuulutage ning ütelge, taevariik on lähedal. Tehke haigeid terveks, äratage surnuid üles, puhastage pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime. Muidu olete saanud, muidu andke. Jumal ootab, et see, mida me oleme temalt saanud, et me kasutame seda. Jumal, kui sa mõtled selle peale, te mäletate, kui Joel Siegel käis siin ja ta rääkis just sellest printsiibist. Jumal on juba oma vaimu välja valanud. Ta on juba oma vaimuvihmad välja valanud meie peale. Millal? 4 pühipäeval. Ta valas oma vaimu välja. Aga nüüd see on meie kätte usaldatud. See on nagu see lugu, kus isand andis ühele 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. Kuidas nad kasutasid neid talente? Mida nad nendega tegid? 2 neist paljundasid, 1 neist mattis maha. Mida me teeme Jumala väega? Kas me paljundame seda Jumala väge? Kuidas me paljundame Jumala väge oma elus? See on see, et me võtame selle, mis Jumal on andnud, me oleme ustavad sellega. Me oleme ustavad väheses, ta saab usaldada meile juurde. Me oleme järjepidevad, me oleme usus kindlad, me oleme kannatlikud, me teeme Jumala tahtmist ja me lihtsalt läheme, me kuulutame, me palvetame ja niimoodi Jumala vägi hakkab kasvama ja kasvama ja kasvama meie elus. Me võime olla sõnas, me võime oma usku kasvatada, aga kui me oma usku tegudega ei aktiviseeri, siis sellest pole mingit kasu. Usk ilma tegudeta on surnud. Me võime olla enda arust usus väga tugevad ja suured ja iga päev nagu lugeda neid kirjakohti, et Jumala vägi on minu sees, Jumala vaim on minu sees, aga kui ma ei praktiseeri seda, siis sellest pole mingit kasu. Aga kui me võtame kas või lihtsalt selle vähese, mis meil praegu on, selle nii-öelda sinepiivakese ja hakkame sellega praktiseerima, siis me võime imestunud olla mõne aja pärast, kui palju Jumal saab meid kasutada. Sest et Jumal ootab, et meie tegutseksime, et tema saaks tegutseda. Ja Jumal tahab paljundada oma väge meie sees ja meie läbi. Ja see puudutab Jumala südant, kui me läheme nende inimeste juurde. Ta nii igatseb. See on jälle, me lähme selle Moosese 1.2 või 1.3 juurde tagasi, kus püha vaim hõljub. Jumal ootab, aga ta ei oota nagu lihtsalt nagu tugitoolis, vaid ta ootab nagu ootusärevusega hea ootusärevusega, et millal ma saaks liikuda siin maa peal. Kas ma leian kedagi, kes läheb ja astub välja minu nimega, minu väega ja julgusega ja Jumala sõnaga, kes räägib minu sõna, et ma saaks seda kinnitada. Jumal ootab seda. Ta vaatab mööda maad ringi, ta ootab, et keegi läheks ja keegi kuulutaks tema sõna, et ta saaks seda kinnitada. Amen. Nii et oleme julgustatud sellest, ja võtame selle, mis Jumal on andnud meile ja oleme põnevil, et Jumal kinnitab seda, mis ta on meile andnud. Halleluuja. Tänu Jumalale. Isa, me täname sind sinu väe eest, mis on meie sisse pandud. Jumal, ava meie südamete silmad nägema seda, kui vägev on sinu vägi, mis on meie sisse pandud.
Isa, me täname sind selle eest, et kui me läheme välja ja me kuulutame sinu evangeeliumit, me võtame selle, mis sa oled meile andnud. Me oleme ustavad sellega ja sina kasvatad seda väge, mis voolab läbi meie. Sina kasvatad, Jumal, seda väge. Ja Jumal, me läheme julgusega välja, me palvetame julgelt haigete eest, me ajame kurjad vaimud välja julgelt ja Jumal, me ootame, nagu sina oma sõnas oled öelnud, et sa kinnitad oma sõna tunnustähtede ja imedega. Ja isa, me paneme oma usu välja, et isegi sel laupäeval või meie igapäevaeludes, kui sa saadad meie tee peale inimesi ja kelle eest on vaja palvetada, kes vajavad tervenemist või vabanemist või vajavad puudutust Jumala käest, vajavad kogeda sinu armastust, sinu hoolimist, siis Jumal, me paneme oma usu välja, et see saab juhtuma, sinu vägi saab liikuma, sinu vägi saab tervendama, sinu vägi saab vabastama, sinu vägi saab puudutama inimesi läbi meie. Jumal, me paneme oma usu välja, et kui me läheme oma töökohtadesse, siis sinu rahu, me kanname sinu rahu, me kanname sinu rõõmu, me kanname sinu ligiolu, kui me astume oma töökohta sisse. Isa, et teised inimesed kogevad seda. Teised inimesed, nad kogevad, et seal on midagi teistsugust meie juures. Mitte sellepärast, kes me oleme, vaid sellepärast, kes on meie sees. Sest suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluuja. Kiitus sulle, Issand, selle eest. Tänu sulle sinu püha vaimu eest, kes on meie sees ja kes liigub meie läbi vägevatel viisidel. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ma küsin, kas kellelgi siin ruumis on praegu mingisugust valu teie kehas, mida te tuntavalt tunnete praegu? Füüsiline valu. Kui ei ole, siis on hästi. Mõtlesin, äkki me saame praktiseerida seda juba, mida me jutlustasime. Aga siis on hästi. Õnneks kellelgi siin kurja vaime pole, nii et neid me ei saa välja ajada. Ja siis surnud ka pole, jah, et saaks üles äratada. Nii et oleme heas seisukorras, aga siis me saame praktiseerida, jah. Ja. Ma usun, me võime selle näiteks palvekoosolekul võtta järgmine nädal ette ja jällegi sa saad täpselt seda sama asja praktiseerida, mis me õpetasime, et Jumala rahu on sinu sees ja kui sul on tekib mingi võimalus talle helistada jälle, lihtsalt räägi tema üle Jumala rahu. Nagu see lugu, mis ma rääkisin, kui ma kuulutasin evangeeliumi, siis ma lihtsalt rääkisin seda, kuidas Jeesusel olid need okaskroonid peas, et ta kandis depressiooni, ärevuse, rahutuse ja sa hakkad lihtsalt kuulutama seda tema üle ja ma usun, et Jumala rahu läheb ja katab teda ja täidab teda ja puudutab teda ja amen. Ja. Ja.
Ja, amen. Ja. Aga tänu Jumalale, siis me saame kõike seda praktiseerida sel laupäeval. Nii et ja kui sa ei saa kohal olla, siis sa saad iga päev seda praktiseerida. Et me ei piiraks nagu seda kunagi ainult lihtsalt laupäevale. Sest et see on alati see, mis Jumal tahab, et see oleks meie igapäevaelu. Et see ei ole lihtsalt laupäev, see ei ole lihtsalt need eri koosolekud, eri võimalused, aga iga päev me oleme valguseks. Amen. Tänaseks lõpetame.